ja Harju Autom möödunud sügisel naisteralli pärast 10-aastast pausi ellu äratasid, siis vaevalt nad lootsid, et pool aastat hiljem ootab stardijärge kevadrallil juba 18 rallipaari. Tervitussõnad olid regionaalministrilt Toivo Asmerilt. Ja siis oli aeg autodesse asuda. Ees ootas 7 lisakatset, mis ei olnud küll rasked, aga ometi tekitasid elevust. Esimene kiiruskatse Sauel nõudis roolikeerajalt osavust ja auto valitsemist. Üllatuslikult tekkis mõnedele probleeme lisakatse koha leidmisega ja ajalimiidi ületamine tõi kaasa karistussekundeid. Võidukalt alustasid rallit Meeli Kalam, Lilian Kaasik. Kunagised naisteralli võitjad olid taas konkurentsis. Kui nii-öelda platsisõidu katsetel ja mäkketõusul legendi praktiliselt vaja ei läinud, siis Käosalu kiiruskatsel nõudis juba autoroolijalt ja kaardilugejalt head koostööd. Võistlejate rivi oli selleks saaks juba päris korralikult segamini, sest nagu hiljem selgus, oli päris paljudele suureks probleemiks mitte niivõrd lisakatse, kui hoopis kaardi järgi sõitmine. Väga kindlad sõitsid sellel lisakatsel Savelt Laikre, püüdes alguses kaotatud tasa teha. Nemad olid ka ainsad, kes suutsid sellel kiiruskatsel saada aja alla 1 minuti. Sellelt pildit näete, mis juhtus siis, kui roolikeeraja ning kaardilugeja koostöös eriarvamused tekkisid. Tehnilised probleemid jälitsid Kalamid Kaasikud, selle katse pidid nad sõitma tühja rehviga, vaatamata sellele, et trassil oli juba kord ratast vahetatud. Mootorite maailmas olid külalisteks ka Peegi Sillat, Maarja Tali, kes sellelt katset said oma parima 5. aja. Kõrget üldkohta ei lubanud aga ajalised eksimused trassil. Viimane lisakatse sõideti Keila keskväljakul, kus tuli oma sõiduasuvust näidata 8. läbimisel. Siin sai selgeks, et väga targalt olid sõitud Aure Talvar, Kaja Tummeltau, nende hea koostöö jäi silma juba mullu sügisrallil. Ajakontrollist ühtegi karistust ei saadud, lisaks hea kiirus ja nauditav sõit, see kõik andis esikoha koguni 3 kiiruskatsel. Ebaõnne trotsides näitas Meeli Kalam, Eesti üks kiiremaid mootorraattureid, suurepärast autovalitsemist Keila kiiruskatsel, saades siit parima aja. Ja kui stardihetkest oli kulunud 5 tundi, oli selge ka naisteralli paremusjärjestus. Auhinnad andsid Keilas üle Helju Kalvik ja Raimond Kaasik. Esikoha said Aure Talvar, Kaja Tummeltau. Teise koha Heli Kiil, Pille Viil. 3. koha auhinnad võtsid vastu Helen ja Tiina Laido. Kui võrreldes nüüd eelmise aasta sügisega, kumb raskem oli? Ma arvan, et seekord oli raskem. Katsed olid raskemad ja tõsisem töö toimus selle kallal tegelikult, kui eelmine aasta oli. Nii et selle aasta nagu nende katsete kohta võiks öelda, et oli väga vahvaid katseid. Et kogemusi me saime palju juurde kindlasti. Paljudel oli kõige raskem see, et trassil karistust ei saaks, teil sellega probleeme ei olnud? No me ennem käisime koolitusel see tund aega, mis me saime ja ma arvan, et me saime seal täieliku ülevaate sellest, kuidas neid asju kõik arvestada ja see oli meil nagu kindel. Aga probleeme oleks võinud nagu muidugi olla kuskil mujal, aga ei tekkinud seekord. Kas kaardilugeja kordagi ei tahtnud nagu rajalt ära eksida? Tahtsin küll ja siis kui lisakatsest pidime välja sõitma, siis oli küll raskusi. Aga muidu oli korras kõik. Veel kord õnnitlused ja siis kohtume järgmisel naisterallil ilmselt. Kindlasti jah, aitäh.